Selliste linnamaasturite klassi võiks samastada näiteks ööklubiga, kus pidu käib 24/7 ja keegi ei istu nurgas ega oota, millal tema konkurent võiks talle jala taha panna. Ja olgem ausad, selles klassis on ju jube palju häid autosid, võtame näiteks Qashqai ja Yeti ja Kadjar ja neid on nii palju, et ma jääksingi neid lugema. Ja nüüdseks on saanud üks eestlaste lemmik ehk Volkswagen Tiguan täiesti uue. Tõesõna, tegemist on teise põlvkonna mudeliga ja kui ma siit natukene eemale astun, on juba silmnähtavalt näha, et muudatusi on palju. Tootja sõnul on uus Tiguan eriline tänu sellele, et see põhineb uuel MQB platvormil, millel põhineb ka uus Golf ja kontserni kõik muud uued tooted. Ja esmakordselt on see platvorm kasutusel SUV-l. Ja väidetavalt pidi see muutma autot enamaks. Aga ma ei tea, mis mõttes, sellepärast, et auto on ju nagu auto ikka, aga ju siis kuskil on midagi enamat. Kes leiavad, et peaksid oma Tiguaniga minema maastikule või seenele, siis ausalt öeldes pole absoluutselt mitte mingisugust probleemi, sellepärast et clearance'iks on esirattaveolisel 190 mm ja neljarattaveolisel tervelt 10 mm rohkem. Aga ma ei tahtnud ainult sellest rääkida, sellepärast et uue mudeliga on auto kasvanud ja natukene madalamaks muutunud. Täpsemalt 33 mm madalam, 30 mm laiem ja 60 mm pikem. Ja muide kõige rohkem on aru saada sellest, et teljevahe on ka venitatud pikemaks ja seda tervelt 77 mm. Aga mis see annab meile? See annab seda, et meil on salongis tunduvalt rohkem ruumi ja see inimene, kes on rooli taga, saab aru, et auto peaks olema ökonoomsem ja palju mõnusam sõitmiseks ehk siis stabiilsem. Volkarite omanikele pole selle Tiguani kapoti all mitte midagi uut. Kõik mootorid on 4-silindrilised ja Passatiga väga sarnased. Ehk siis bensiinimootorite valik algab 1,4 liitrisest turbomootorist, mis arendab kas 92 või 110 kilovatti. 2-liitrine bensiinimootor nagu siin arendab 132 kilovatti ja tulevikus saab ka 162 kilovatiste. Diiselmootorite valikus on 2-liitrised ja 2-liitrine mootor arendab kas 110, 140 või siis topeltturboga mudeli puhul 176 ja seda viimast saab alles mõne aja pärast. Käigukastide valik on ka vana, hea ja tuttav 6-käiguline manual, 6-käiguline topeltsiduriga DSG ja 7-käiguline topeltsiduriga DSG. Ja veoskeemilt nagu ikka, kas siis esivedu või siis muutuva jaotusega 4-rattavedu. Ka tagaosas on näha, et Volkswagenil on uue Tiguani disainimine väga hästi välja tulnud. Auto on natukene pontsakam, laiem, massiivsem ja ausalt öeldes mõned on leidnud, et tegemist on uue Touaregiga, mis on ju oluliselt suurem. Ma arvan, et see on väga hea kompliment Tiguanile. Nagu ikka on tänapäeval popp ja noortepärane jalaviipega pagasiruumi luugi avamine. Ja Tiguanist pole ka see mööda läinud. Ja muide, need, kes on näinud internetist videot, et see luuk ei jää seisma koormuse peale, siis nüüd on see korda tehtud. Näete, kohe jääb seisma. Nii et ükski laps ei jää siia alla ja ega ei saa viga. Aga räägin ka natukene sellest, et siia on ju võimalik saada haagise konksu ja haagise veo puhul lubatakse kuni 2,5 tonnist haagist vedada. Ja muide, Tiguanile pakutakse ka haagise abilist umbes analoogset nagu 6-7-l. Ainukene vahe on selles, et sellel autol ei ole keskkonsoolis suurt sellist nuppu, mille järgi või mille kaudu seda haagist suunata, vaid seda tuleb teha tavalise selle välipeegli joystikuga. Pagasiruumi on nüüd tervelt 145 liitrit rohkem kui eelmisel mudelil, ehk siis 615 kuni 1655 liitrit. Kuna tagumised seljatoed on reguleeritavad ja istet on võimalik edasi-tagasi nihutada, saate te siia pagasiruumi natukene rohkem asjuga pista. Lisaks on ka pagasiruumi maht natukene erinev kui siin, katte all on näiteks tagavararatas või vahupudel. Ja kui te tahate eriti pikki asju vedada, siis võite te kõrvalistu ja seljatoe kah kokku klappida. Samuti on saanud ka uue välimuse kotikinnituskonksud, neid on 2 tükki, aga peaks ütlema, et üks kott jääb sinna külge väga hästi kinni, aga kui te tahate panna sinna 2 kotti, näiteks nagu tavalise konksu külge, siis paraku see teine kott sinna hästi kinni ei jää. Ka reisijate sisenemisele ja väljumisele on mõeldud. Esimesed ja tagumised uksed katavad ilusti ära ka küljekarbid ja tänu sellele jäävad püksisääred puhtaks. Olenemata sellest, et katust on langetatud, mahub siia autosse isegi koljati mõõtu inimene. Ja näete, mina olen siin täiesti sirgelt,
minu juuksed käivad õrnalt vastu lage, aga ärge unustage seda, et meil on siin panoraamkatuse luuk, mis toob natukene seda laepolstrit allapoole. Aga kui seljatugi tahapoole kallutada, mahub ka veel pikem inimene siia täiesti mugavalt ära. Teine hea asi on see, et kui teil meeldib näiteks lastega käia Hesburgeris või McDonaldsis, siis siin on nüüd tunduvalt kobedam laud kui ennem. Siin külje peal on väga hea ja mõnus selline topsihoidja, kuhu saate näiteks oma Coca-Cola pista ja siit pealt näiteks burgerit süüa. Ja kui te tahate oma lapse mänguasjad näiteks pista siia uksesahtlisse, siis need on ka väga hästi välja mõeldud, sellepärast et igat pidi on need polsterdatud. Ja kui miinustest rääkida, siis miinuseks saaks pidada seda käetuge, sellepärast et topsihoidjad on siin keskel ja siin on selline suur plastikust vann ja mingis mõttes on see küünarnukile natukene ebamugav. Ja teine asi on see, et ega siit üle õla ja üle käe pole just kõige mugavam pudelit haarata. Meie käes on Highline varustusest Tiguan, mis tähendab seda, et siin on ka tunduvalt rohkem erinevaid lisavasju, näiteks baasmudeliga võrreldes. Aga kõige rohkem tahan ma rääkida nendest istmetest. Need on elektriliselt reguleeritavad ja neid saab väga laialdaselt reguleerida. Standardis on selline iste, mida saate siis ainult kõrguse poolest reguleerida edasi-tagasi ja seljatuge. Nii et igal juhul tasuks see iste valida, sellepärast, et siis saab ka seda eest nurka reguleerida ja see muudab väga palju sõidu asendite. Aga miinuseks selle auto puhul on see naha nime kandev istmekate, sellepärast, et see on selline kunstmaterjal, mis üldse ei hinga ja näiteks kui te sõidate Tallinnast Pärnusse, tulete te siit välja sedasi, et teie püksid on märjad ja teie selg on märg, sellepärast, et te lihtsalt higistate siin peal. Aga räägin ka sellest sisust, see on väga avar, siin on mõnusalt palju ruumi, materjalid on ilusad, natukene siin allpoole plasti ka, aga tegelikult pole hullu, sest struktuur on väga hea. Nina ees on muidugi kõige edevam asi, lisavarustuses pakutav 12,3-tolline ekraan. See on täpselt samasugune nagu Passatil ja teistel Audidel ja seal kontsernis on veel selliseid asju. Ja väga hea on sõita. Siia saate näiteks kuvada navigatsioonikaardi ja siis ei peagi te kuhugi mujale vaatama, kui lihtsalt otse nina ette ja näete seda kaarti. Teine asi on veel, mis siin on juures, on see kiiruse kuvamine, aga seda kiirust ei projitseerita tuuleklaasile, vaid sellisele plastitükile ja ausalt öeldes see ei näe just kõige ilusam välja. Muidugi üks asi, mis on natukene tüütu, on ka see, et kui te valite selle auto koos roolisoendusega, peate te iga kord istme soendamisel lülitama roolisoenduse välja, kui te seda ei soovi. Ja selle jaoks on teil vaja kasutada seda keskmise ekraani menüüd, kliimamenüüd täpsemalt. Ja kui tahate lihtsalt rooli soendada, siis täpselt samamoodi saate selle ainult sisse lülitada siis, kui te lähete keskmise ekraani kliimamenüüsse. Aga muidu on see keskmine ekraan täpselt samasugune nagu Volkswagenitel ikka. See toetab Apple CarPlay'd ja Android autote ja lisaks saate siia ühendada ka GoPro kaamera ja seda siis kasutada näiteks siin sees tagumise peeglina, et vaadata, mida siis teie lapsed tagaistmel teevad ja kui tahate, saate ka laivis vaadata kaameras olevaid pilte või videoid. Lisaks on ka 4-rattaveolise mudeli puhul tulnud siia keskele ka programminuppe. Siin on valikus talveasend, mis siis poob kogu selle auto kinni, gaasipedaal muutub eriti rahulikuks ja stabiilsuskontroll eriti aktiivseks ja see poob tõesõna auto täiesti kinni. Normaalasend, see on täiesti rafineeritud ja mina arvan, et sellega võib kogu aeg sõita, et ei olegi vaja sinna talveasendi peale lülitada. Siis on olemas ka off-roadi asend, mis on eriti hea ja me lähme maastikule ja vaatame, kuidas see töötab. Ma võin öelda, et see oli minu jaoks väga suur üllatus ja siis on ka olemas tegelikult individuaalne maastikuasend, kus saate siis ise paika panna, mis asendis mingisugune lüli töötab. Ja kui nüüd rääkida laegastest, siis neid on siin piisavalt palju. Kõrvalistuja istme all, käetoe sees, armatuurlaua peal ja ka kindlalaegas on olemas. Tiguani 360-kraadine kaameralahendus on saanud ka väga palju täiendust ja ma peaks ütlema, et see on kõige ägedam, mida ma olen leidnud. Üldse kuskilt autost näiteks saate otse ülevalt niimoodi vaadata ja siis on võimalik siit niimoodi nurga alt vaadata ja vajadusel saate ka seda autot näiteks niimoodi keerata ja vaadata, mis siis toimub kuskil. Ja kui tahate, võite ka veel selle külje pealt vaate panna ja täpselt samamoodi saate siit vaadata, mis kuskil toimub.
Iseenesest väga hea nihuke mugav asi, kui te olete kuskil näiteks vanalinnas ja tahate kitsast kohast läbi saada, keerate siit auto näiteks niimoodi ja kohe näetegi, kui palju teil kuskil ruumi on. Tahate natukene lähemalt vaadata, siis see pole ka probleem, et siit on võimalik veel üht-teist vaadata. Saate näiteks siit niimoodi külje pealt vaadata ja teiselt poolt ja siis mõlemad külge näiteks. Väga hea ju, eriti mugav parkida näiteks siia äärekivi äärde. Lubasin ka rääkida natukene Tiguani maastikusuutlikkusest. Me oleme jälle Männikul kõige oma selle tavalisema, klassikalisema mäe peal ja näitan kohe, kui hästi see siit üles läheb. Keerasin kõigepealt maastiku asendi sisse, tavaline drive asend ja õrnalt gaasi ja läheb siit koha pealt väga ilusti minema. Siin üles sõites on väga hästi tunda, kuidas ta jaotab seda veojõudu erinevate rataste vahel ja ta tegelikult läheb päris hästi siit ülesse. Ja kui ta tunneb, et hakkab kinni jääma, siis näiteks on väga hea lahendus see, et ma võitan gaasi, ta mõtleb natukene ja nüüd lasi rataste pealt piduri lahti ja siis ta hakkab edasi vedama. See, et me siin poole mäe peal nii aeglase hoo peal kinni jäime suverehvidega, on tegelikult väga hea tulemus. Et suverehvidega ikkagi nii üles saada ja hoogu mitte võtta on päris hea. Aga kui ma nüüd natuke tagurdan ja eemalt võtan hoogu ka, siis saame sinna ülesse. Ja täpselt samamoodi tagurdades ka. Ta laseb kõigepealt pöörde ülesse ja siis tuleb välja. Ja muide, sellest rääkides on siin ka üks väga hea asi. Nimelt saab panna siia off-roadi ekraani ette ja neid ekraane või neid näidikuid on võimalik siin vahetada. Siin on kompass, paneme kompassi asemel näiteks kõrguse mõõtmise jaoks või siis see on nüüd siis jahutusvedeliku temperatuur, siin on õlitemperatuur ja see on siis rattanurk, et liiva sees on tegelikult väga hea, kui sa tead, mis nurga all sul rattad on, et tegelikult pehme pinnase pealt ära sõites on kõige parem, kui rattad on otse. Tiguan täidab linnamaasturi funktsiooni väga hästi ja kõrge istumisasend annab väga hea ülevaate ümbruskonnas toimuvast. Mainin ka ära, et selle auto mürasummutus on tehtud väga hästi. See auto on erakordselt vaikne, sõidaks nagu näiteks mõne Lexuse hübriidiga. Rehvimüra on väga minimaalselt salongi kosta ja võiks isegi öelda, et põhimõtteliselt ei olegi. Mootori müra natukene on kosta ja kiirendusel on seda rohkem, aga tegelikult on see ju normaalne, sellepärast, et iga automootor teeb kiirendamisel natukene rohkem müra. Aga peaks mainima, et siin on ka mõned miinused. Näiteks siledal teel töötab see vedrustus täiesti fantastiliselt, koos 19-tolliste velgedega pidamist on küllaga, kerekaldumine minimaalne. Ja siis, kui satud tavalistele Tallinna teedele, ehk siis auklikele teedele, siis kuuled vedrustusest klobinat ja siin on täpselt selline klobin, nagu amordid oleksid täiesti tössid. See on natukene häiriv, aga mis teha? Rool on linnas sõites väga kerge ja maanteel on mõõdukalt raske, seega selline igapäevane sõit on vägagi mugav. Mis puudutab nüüd seda käigukasti ja bensiinimootorit, siis tuletan meelde, meil on 2-liitrine 132 kilovatine bensiinimootor koos 7-käigulise DSG automaadiga ja muutuva jaotuse 4-rattaveoga. Ja see kütuse kulu sellel kooslusel on ikkagi märgatavalt kõrge, et kui me sõidame näiteks igapäevast sõitu siin 2-3 kilomeetrit Tallinna linna vahel, siis on see keskmine kütuse kulu umbes 10 liitrit 100-le. Kui sõita natukene ka maanteed, siis saab selle kütuse kulu sinna, ütleme, 8,5-9 vahele ja tehas lubab 7,4 liitrit, mis on tegelikult tänase päeva mõistes ikkagi päris suur number. Et siinkohal igal juhul soovitan valida diiselmootori kasuks, et see on ökonoomsem, aga nagu te teate, ega diiselmootor ei ole just kõige parem valik lühikesteks linnasõitudeks. Ja 7-käiguline DSG-kast on täpselt samasugune nagu ennemgi, et koha pealt minnes ta ikkagi natukene mõtleb, et kas peaks sõitma 2. käiguga, 3. käiguga või 1. käiguga koha pealt ära ja siis, kui ta sellest aru saab, millise käigu peab sisse lülitama, siis hakkavad asjad toimuma ja 0-100 kiirendus toimub 7,7 sekundiga, mis on tegelikult päris hea näitaja ja maanteel saab veoautost vägagi mõnusalt mööda. Ja hind, jah,
ei ole just kõige soodsam see Tiguan. Baashind on küll 21 404 eurot, aga siis kui üht-teist peale võtta, pole absoluutselt probleemi tõsta see hind 40-45 000 euro peale. Ja siinkohal toon võrdluseks, et näiteks keskmine Qashqai, mida meil ostetakse, on hinnaskaalas umbes 21-22 000 eurot. Nii et mõistliku või hea varustusega Tiguan maksab umbes sama palju kui 2 Qashqaid. Seega vast kõige suurem miinus ongi selle Tiguani hind.